Lümfisüsteemist rääkides, kui me võrdleme siis kontoritooli ja sadultooli erinevusi, siis laias laastus me jõuame tagasi jällegi selle juurde, et tasapinnaline tool survestab siis meie vaagnapõhja, survestab meie intiimpiirkonda, tekitab siis tänu sellele liigse surve vaagnasse ja tänu sellele ka, et meie selg on siis nii-öelda kõverdatud, siis tuleb see surve siis kahelt poolt. Mis on lümfisüsteemi kõige olulisem funktsioon? On siis hoida meid tervena, viia kehast välja ebaterved rakud, näiteks ka siis vähirakud ja see on siis tänu sellele, et meie vaagnas on liigne surve. Füüsikaseadus ütleb seda, et kui sa anumas avaldad survet ühest punktist, siis terves anumas see surve jaotub ühtlaselt ja vaagen on anum, mis on täidetud sisuliselt ju vedelikuga. Ja see liigne surve siis häirib meie lümfisüsteemi talitlust. Seetõttu see ei ole hea. Kui me nüüd aga võtame sadultooli, siis sadultooli seesama vahe, kaheosalise sadultooli vahe, ei survesta seda siis vaagnapõhja altpoolt. Samamoodi, kuna meie lülisammus toetub vaagnale, siis ei ole survestatud ka nii-öelda siis selles suunas meie vaagna sisu siis. Ja seetõttu on siis lümfisüsteemi vaatest olulisel määral parem istuda sadultoolil. Ja tegelikult siinjuures me räägime kõikidest organitest, mis on meil siis vaagna piirkonnas. On see siis põis, on see siis soolestik, on see siis neerud, on see siis maks-magu, mis iganes siin on. Et ühesõnaga, me võtame ära selle liigse surve neilt. Ma nüüd ei ütle, et me võtame ära tõenäosuse, et meil mingisugune organ haigestub. Geneetikat me ei muuda, aga mida me muudame on see, et me võtame ära selle võimenduse ja seetõttu on tõenäosus lihtsalt mõnevõrra väiksem saada siis nii-öelda selle geneetikast tuleva probleemiga pihta.